Nii, oota, mis toimub siis? Kus me oleme siis? Emumäe vaatetorni juures, siin on ka matkarajad 2,1 ja 3. Mina arvan, et me teeme selle 3 läbi, see 3 kiltsa pole midagi tallata. Ja hakkame pihta sealt, kus see matkaradade algus siis. Et vaatame selle asja läbi, mis ta siin veel kirjutab. Mis see siis on? Maastikupark ja ja vaatame need asjad ka ära, mis siin on, mingid sildid ja tegelikult läks matkarada natukene siit kõrvalt. Nii me saime aru. Ja siis lähme sinna matkaraja alguse juurde, aga vaatame need sildid ennem ära, mis ta siin kirjutab. Ja need mingid kujud on seal veel, aga need vaatame siis pärast, kui me oleme nii-öelda siia poole tagasi jõudnud, et matkarada hakkab tegelikult sealt. Nii, ja siin on siis see kaart, matkaraja kaart ja me jälgime siis kollast märgistust ja hakkame siis minema. Kohe ennem, kui me üldse rajale põhimõtteliselt jõudsimegi minna, nägi Risto siin sellist asja. See on mingi põris jõhker puu. Mis puu see üldse on? See on mingi pajumoodi näeb välja koor. Aga miks ta siukene on? On keeranud nagu oksad kõik alla ja nüüd on muidugi ära murdunud need ja kuivanud, aga põnev ikka, aga hea küll, jahutame siis nüüd päris raja peale ka. Nii, ja siin läheb rada üle sõidutee, sellepärast ka see märk, Keiu ja Kaivit tulevad ka järgi, aga me jookseme natuke kiiremini selle raja ees ära. Oi, ja see konnade üle tee mineku aeg on ja. Ei, vaat sinna. Päris huvitav rada juba alguses. Siukene, siin on jälle ronimist. Loodame, et siin väga märjaks ei lähe kuskil. Ma olen niisuguse tossuga täna. Poistel on vähe paremad saapad. Aga hetkel tundub, et siiamaani on rada käida tossuga. No nii, otsustasite ikka meile järgi osta? Okei. Päris äge värk ja see on küll kõrge vaade, siin ei saa jälle kaamerast täpselt aru, kui põnev see vaade siin on ja kui kõrge, et ei saa nagu täpselt aru, jah. Aga kaamera silm petab, tuleb tulla ise koha peale vaatama. Nii, märgid näitavad, et teeme, et seekord ei pane rajamärgistusest mööda kuskilt. Ohoo, päris uhke. Uhke värk, jõhkrad trepid siin. Ja siin on siis mingi grillimise koht, puhkekoht. Saad siin grillida istuda vasakul, siin üleval ja siis all paistab ka üks. Sinna lähme kohe siit treppidest alla, aga siin on praegu üks sükene mini grillimise koht. Lähme siit teiselt poolt treppidest alla. Pikalt lähevad trepid. Trepid on terved, pätt pole ära lõhkunud. Nii palju fossiile täis. No vaat siis vaata, mis asja leidsid. Risto kogub meil niisuguseid fossiilidega ja erilisi kive, kus on siis mingisuguseid asju peal ja siit leidis niisuguse põneva kohe, mis tal kohe pulsi käima tõmbas. Aga vaatame, mis siin siis on. Siin on nüüd, keegi on kivikunsti teinud siin. Pannud siin kivid, suuremate kivide peale. Plats on siin siis selline mõnus niisugune auk. Et jälle palju siit kaamerast aru saada on, aga ümberringi on niisugune vall siis nagu. Ja siin on siis ka mingi infotahvel. Puid, nagu ma näen, ei ole. Oi, siin on ikka päris vesine mõne koha peal. Paar pilbast ja mis ta siin kirjutab siis? Siukene logo. Telkimisplatsi puhkekoht, aga edasi läheme. Tundub, et siit, kui nüüd uskuda
rajamärgistust. Aga siis lähme. Peaks vist sinna ronima siis või kus ta siit läheb. Jube mägine värk on see siin. Ja oligi väike tiir lihtsalt. Teisel pool asfaltteed, siit läheb jälle üle selle sama sõidutee tagasi kuhugi. Et väga põnev rada, hästi käänuline ja üles ja alla mäkke ja tagasi. Mäed ei ole väga kõrged siin praegu nüüd. Peale selle ühe suure, kus trepp oli, aga väga niisugune hästi kurviline ja põnev rada minu arust. Nii, tule eest ära, puhkekoht. 200 meetrit. Puhkekoht 3 on käidud või? 300. Noh, ei ole, rohkem on ikka. Näe, 100. Ma ei tea, mis see Rauno mõõdab siin, palju käidud on. Aga, see on üle 100 fossiili. Aga väga äge rada. Samas siin praegu on, ei ole lehtes. Et kui siin nüüd lehte läheb, siis võib veel eriti kihvt olla. Siis tekib nagu väike tunneli moodi asi võib-olla isegi, et oksad on pea kohal ja lehtes ja siis käid siit alt nagu läbi. See võib veel põnevam olla. Võib jälle väga põnev rada suvel olla, kuhu tulla. Aga jah, üks ägedamaid juba alguses ma saan aru, et üks ägedamaid, kes pillas, keegi kaotab oma toitu. Et üks ägedamaid radasid juba alguses, mis ma olen näinud, et see on näha. See on väga põnev rada. Nii, vaata kuidas keerab, noh. Siit jälle niimoodi ja siin on mingid... Kõrgusi on õudselt raske tõenäoliselt aru saada kaamera peal, seda kõrguste vahet. Külm. See on kirjane. Tossukud, jah. Täitsa väsitav kohe, tempo on niuke peal, et... Hakkame sügisel järgmisel, kui ma sooja kannanud ja on külm. Ma hakkab külm. No nii, väga võimas kask. Väga võimas kask. Juhker loom. Juhker paks timuloom. Hästi põsane mets nagu, aga noh, ma ei tea. Mulle sükene meeldib, kui rada läbi läheb. Et mulle süke hõre mets ei meeldi üldse. Sükene nagu seal on see Lahemaa rahvusparkis ja seal mingi sükene männid, kõik ühesugused männid ja siis mingisugune sammal ainult seal mändide all maas, et see on nagu iga mets. Siin on nagu ägedam, siin on nagu iga puu ja asi on erinev. Eriti need pikali kukkunud puud on huvitavad vahest ja niisugused asjad, et ei ole nagu sükene igav mets. Opa tii, mis vaade siin all juba on. Mis siis seal tornis veel oleks, aga noh, nagu kõigile on teada, siis Jällile tornid ei meeldi ja siin on 2 tükki veel, kellele ei meeldi. See on vist siuke päritav värk või? Rahaline ka veel, jah? 2 euri pere, 1 euri täiskasvanu, 50 senti väiksed jupsikad. Et meil on see jah vist tõenäoliselt siuke perekondlik värk. Ei meeldi Pässile ka kõrged kohad ja ei meeldi mulle ja Raunale ja Ristole. On ikka, võtab põhmale. Aga noh, maastik on äge. Ja siin on nüüd mingi puhkekoht, siin tuleb vist väike puhkus teha. Siin on nüüd see koht, kus rada läheb 2. Nagu ma näen, et siis meie läheme sellele pikemale. Ja jah. Nii, teeme siin väikse peatuse. Nii. Sükene asi siin siis. Ja mis meil siin on? Ja vaade on äge. Okei. Me oleme nii kõrgel. Jah. Nii, ja mis siin on siis? Harilik vaher. Kus? See? See ei ole. Kuskil ei ole. Ja huvitav, et harilik vaher on siin märgitud. Vahtralehti ma näen ka siin. Aga kus vaher on? See siin taga või? Ongi see siin taga. Nii pisikse vahtra siis
nii pisikese vahtra pärast on kohe eraldi silt. Siin oleks kindlasti raja ääres ju mõne suurema vahtra leidnud või seal taga vist paistab järgmine silt seal kaugel üle põllu. Aga noh, ega midagi, tallame edasi mööda rada. Siin radade jagunemispunktis me otsustasime siiski minna mitte kollast rada, vaid oranži rada, sellepärast et tundub, et siin lühema raja ääres keskel on rohkem punkte, mida vaadata. On 6 punkti, aga selle pikema raja peal, kui me suurema tiiru nüüd teeme, siis selle suurema tiiru peal on ainult 3 asja, mida vaadata. Teeme siis lühema ja näeme rohkem. Et võib-olla kunagi, kui siit mööda sõidab veel siit kandis, siis teeb selle lõigu läbi veel, mis nüüd tegemata jääb seekord. Et meil praegu nagu natukene kiire pressib selga, et muidu võiks täna teha selle 3 punkti ka läbi, mis seal pikema tiiru peal tegemata jääb väiksema tiiru tehes, aga noh, ei jõua. Meil Alvar, on mis teil nii kaua läks? Kiire Tallinna. Et me siin väheke kella peale värke niimoodi kodus Tallinna täpselt enam-vähem keskel see punkt on, noh mitte täpselt otse Tallinna, me veel lähme tiiruga läbi Kolga. Et nagu meie teekonna keskpunktis umbes see matkarada jäi. Vaat, Paakspuu ja Ussilakk. Nii. Oleme järgmise infotahvli juures kohe. Ja mida siin näitab siis? Ahaa, kuslapuu ja magesõstar. Ja seal eemal juba paistab ka midagi huvitavat. Siin on juba see seiklusraja mingi osa vist. Oi, ja torn on ka siin samas juba. Ja. Et olemegi juba põhimõtteliselt kohal. Nii, vaatame, mis siin on. Harilik sarapuu ja torn paistab. Aga lähme siis siit rada mööda, kus siit mindud on, sinna ja vaatame, mis seal on. Nii. Külade vinkipuu ja seiklusrada on seal, see ronimise asi mingi. Ja see on trossid. Ja trossid, jah, millega sõita ja siis on siin on see torn siis. Ei, ma ei lähe torni. Need astmed paistavad läbi. Ei, no eks jalad on väsinud ka juba, mis me siin ikka jalgu väsitame. Torni võib ju alt ka vaadata. Ma alati mõtlen, et see kukub kokku. Sellepärast ma ei julge minna. Oi, see on puust kõik see asi. Oota no! Mis asi see on? Joo, siia saab minna. No ei tea, kas tasub. Ma proovin. Ei, ma ei. Oot, seda puud. Ei. Tule just ära, ma korra vaatan alt üles ja ajan omal pea ringi käima. Oot seda? Ja. Ma ei lähe. See mingi full möda on. Oh. See jah, siit ei näe ju üles, siin ongi see trepp on niimoodi, et ei ole näha, aga noh, okei, õnnega on. Lähme vaatame selle seiklusrada ja mis siin veel on. Nii, ja siin on siis väga põnev asi. Et mingisugune, jah, mis ta siis on? Kännuonn on selle asja nimi. Kännuonn ja näed, olekski seda pikemat rada pidi niisugusest ägedast asjast mööda läinud, et see on täitsa kihvti värk. Täitsa kiht värk. Ja siin saab tuld teha ja värki ja ainult, et need kännud on kõik megavaigused, Rauno, tead on ju? Jah, mis tähendab seda, et kui siin nüüd mingit kõvemat tuld teha, siis noh, siis seda kännuonni siin enam ei ole, sest et see jama siin säde seal vahel läheb pisikese tuulekesega, tõmbab selle asja kohe põlema ja et nii. Ja. Aga lähme vaatame natukene, mis siin veel siin hoovi peal on siis. Et siin paistab olema veel midagi põnevat. See torn, kui mu silm ei peta, nüüd on veitsa viltu ka vajunud. Surnuaeda me ei jõua, sest et see jääb suurema ringi peale. Aga mis me saame näha, siin on siis niisugused asjad ja ronimisasjad ja trossid ja millega sõita ja vaat niisugune värk.
Kas ei tule või? Ei, mina ei oska sealt ronida. Nii, vaatame, mis siin on. Roni. Ma käin siin ringi lihtsalt. Nii. Laste seiklusrada. No nii. Lähme ära. Aga siin on veel midagi. Vaatame, mis siin on. Siit ei lähe veel ära. Ahah. Ja siin on veel hoovi peal põnevat värki. Mis on siin? Orva vaatab vastu. Tegelikult poleks osanud arvatagi, et see rada nii nagu põnev on, et selle lehe peal ei olnud midagi sellist kirjas, et siin mingeid niisuguseid asju on ja nagu, jah, RMK lehel. Nii, mis siin on, mis sa leidsid? See on mingi koerakarv. Koer või, jah. Koer, see mingi metsloom ei ole. Täpselt, Timmo. Ja siis need on need mingid kujud, mis me juba parklast ka nägime kuskil siin tee ääres, olid paar tükki näha. Mis meil siin on, siis jälle mingi kändudest tehtud teema. Et siin on siis valvuri valvur. Siuke kuju. Pood mitte pelte. Pood või? Nii, ja siin on siis valvurite lill. Nii, mis pood? Avatud neljapäev kuni laupäev 10-18. Kuule, me oleks saanud ju eile siia poodi. Jah, ja mis nad siin müüvad siis? Ja kohalikud talutooted, jahud, helbed, mannad, niimoodi. meheheim, ja põhimõtteliselt jah, ega siin taga, seal on mingi grillimise alus lihtsalt, kus grillida. Siin on jälle üks seiklusraja jupp. See grillivärk, noh, mis me sellest vaatame, lihtsalt katusealune. Et aga põnevamad asjad on need kujud kändudest, mis siin tee ääres paistavad. Et vaatame neid veel. Siin ei ole mõtet kaamerat vahepeal kinni pannagi, sellepärast, et need kujud tulevad kohe järjest, et põikame kohe ühe kuju juurest teise juurde. Ma lihtsalt lõikan väikse klipi vahepealt välja. See näeb välja nagu käru või? Ja see näeb välja nagu käru. Siin all on kirjas Käru küla või? Käru küla selts. Siuke rada siis. Et siin on jah niuke värk. No selge. Ja siin on siis, mis siin on siis? Ahah, mingi koha nimed või? Jah, kodukülad. No nii. Mis asi see on? Mingi spordiklubi Rakke või? Spordiklubi Rakke, jah. Ahah, see silt juba katki natukene, ei saa algul aru, mis seal kirjas on. Ja mis on siis? Leitsi või? Mis ta kirjutab siin? Mis ta kirjutab seal, saad aru, mis kiri on kustunud suht? Ao. Näki siis raspjumalda. Okei. Nii. Vaatame edas. Ja see on Rakke naiskoor. Selve. Nii. MTÜ Himumäe. Osad on nii palju vanad või on siis sildid lihtsalt, üks tüüp siin veel on ekskursioonil. On lihtsalt nii, jah, et ei loe väljagi. Aga selge. Ja siin on siis MTÜ Vana Tammiku. Nii. Pandud tugipost kõrvale, et hakkab juba ära kukkuma. Pandud metallposti ja kruvidega toeks. Ma mõtlesin, mis asi see on nüüd siis. Näe. Siukene onn või?
Emumäe arenduskeskus. See kuidagi nii imeliku kirjastiiliga ka, et ma ei tea, mul on üldse raske lugeda see kirjastiili. Tähed on nagu natukene, ma ei tea, niisugused, et ei saa aru, kui natukene kulunud on, siis ei saa üldse aru, mis seal kirjas on. See on siis Rakke kogudus. No, ja siin on mingisugune asi, hobune. MTÜ mingi seltsimaja, Salla seltsimaja. Ja nüüd oleme siin alguspunkti juures tagasi, et me tegime selle raja niipidi. Rakke jahiselts, kes see peaks olema? Siga, jah, siga, näed, siin on niisugused kihvad ka kohe. Noh, kaameras võib-olla jälle ei jää nii hästi näha, aga siin koha peal vaatad, siis saad aru küll, et on küll siamoodi. Ikka kunsti nägemisega inimene olema, kes on need juurikad osanud niimoodi kokku panna. Tammiku kultuurimaja või Tammiku koolimaja, no see jälle ei oska üldse lugeda. Ei ole. Tammiku koolimaja sõpruskond. Esimesse klassi tagasi lihtsalt nagu täitsa pekkis, no ei saa mina loetud neid silte. Ja ausalt pole ühtegi õlut võtnud, noh näete, autoga tulin ju. Ja ei olnud Rauno roolis või keegi teine. Ja. No aga seda silti me näitasime, siit me alustasime. Ja mis seal on? Ega seal pole vist midagi enam. Mis seal on? See on see pikem Lõkkeplats ja kalmistu. Ja pikem rada oleks tulnud sealt poolt siia siis. Oleks siin lõppenud. Aga meil pole aega praegu teha seda pikemat rajalõiku. Ehk siis siin siis meie seekordne video lõpeb. Põnev rada, igal juhul lühike, aga sisutihe. Ehk siis jah, tulge vaadake. Ja meie siin lõpetame siis. Kerige magam kratid ja tai, näeme järgmises.